kui ta tegutseb juristina, peab eelkõige ikkagi lähtuma normist, see on selge. Ja kui me siin rääkisime vahepeal ülikooli struktuurireformist, siis meie hirm, juristide hirm oli see, et õigusteadus, ka õigusharidus, kas just hakkab lahustuma, aga hakkab liiga palju, temasse hakkab liiga palju imbuma üldist sotsiaalteadust. See ei ole tervitatav. See tähendab seda, et kui me räägime juristi professionaalsest tegevusest, siis tema jaoks on, nagu öeldakse, aamen kirikus ikkagi seadus. No ma enne rääkisin, et seaduse kohaldamine eeldab, eks ole, mitte ainult selle sama seaduse teadmist, vaid ka tausta, õigusteaduslikke konstruktsioone, dogmaatilisi konstruktsioone, mis sinna juurde käivad ja nii edasi. Aga norm või see seadus on tema jaoks keskne mõiste. Nüüd õiguse mõistmises ilukirjandusele või ma ei tea, millele toetumine on välistatud. Aga õigus eksisteerib ühiskonnas, mitte ainult juristide hulgas, vaid ka ühiskonnas tervikuna. Ja selles mõttes igal juristil kuluks ära vahel pista oma nina välja ka sellest õiguse ja õigusteaduse rägastikust ja vaadata natuke, mis ümberringi toimub. Nii et ja ma olen natukene selle asjaga ka tegelenud, kirjutanud akadeemias üht-teist. Nii et niisugune tegevus pluss ka tavalised päevalehed, ka need on vajalikud asjad, millega tuleb tegeleda juristil kindlasti. Aga kui ta tahab olla juura valdkonnas tegutsev spetsialist, siis ta peab alati endale aru andma, et praegu ma olen jurist, tegelen õiguse mõistmisega ja nüüd ma kirjutan siin ja seal mitmesugustest probleemidest, olgu need siis filosoofilised, kriminoloogilised, kriminaalpoliitilised, miks mitte.